Retla kool asub Järvamaal, Türi vallas, Oisus. Oma nime on saanud kool Retla küla järgi, mis asub koolist 2 kilomeetri kaugusel. Retlas oli esimene koolimaja, mis asutati 1853. aastal. Uus koolimaja ehitati Oisu alevikku 60. aastatel, ning kooli nimi jäi ikka Retla küla järgi. 90. alustati kooli juurdeehituse rajamist, millest 2 korrust ja suur raamatukogu on käigus. Koolil on oma suur võimla ja euronõuetele vastav söökla. Hetkel on koolis õpilasi 72, töötajaid 25. Alates sellest õppeaastast on meil 8 klassikomplekti, 2. ja 4. klass on liitklassina. Koolil on välja kujunenud mitmed traditsioonid, mil on oma logo, märk ja laul ning kooli kodulehekülg. Kuna koolipere on väike, oleme juba mitmed aastad teinud kogu koolipere ühise pildi, mis on üleval ka kooli seinal. Nüüd esitame teile oma koolilaulu. Vahetündides saab mängida paroonat ja lauatennist. Lauad on üles pandud koolimaja koolitoridesse. Kooliõuel on kularaamud, kus on hea peale koolide aega veeta. Juba mitmendat aastat osalevad kooliõpilased ja osad õpetajad Paide Türi rahva jooksul. Poiste nädala raames valime igal aastal nooremas ja vanemas vanuserühmas jõumehe. Traditsiooniks on saanud kevadsid ja sügised spordipäevad. Oleme kogu kooliga käinud spordipäevi pidamas ka Türi majandusgümnaasiumi staadionil. 1.–4. klass käib nädalas korra Türil ujumas. Oma kooli nädala raames oleme läbi viinud koolisiseseid olümpiamänge ja libaolümpiamänge, kus näiteks kuuli tõmmatakse õhupallidega ja oda visatakse kõrdega. Kuigi õpilasi on vähe, osaleme ikkagi jätkuvalt maakondlikel rahvastepalli ja kergejõustikuvõistlustel, murdmaajooksusel ja saalijokivõistlustel. Igal aastal toimub kooli liikumispidu, kus 2 aastal on väljas olnud ka õpetajate liikumisrühm. Liikumispea võitjatele on olnud auhinnaks pääse Veskisilla tõulingusse. Kevaditi on traditsiooniks saanud mitmekilomeetrine maastikumäng Oisu ümbruses. Kuna elame maal, on meil ümberringi palju metsi ja põlde. Ning talvel, kui on lund, on meil ideaalsed võimalused suusatamiseks. Meie koolis on õpilased väga musikaalsed. Meil on nii mudilaskoor kui ka lastekoor ja palju häid soliste. Ei möödu ühtegi pidu või üritust, kus ei esineks mõni meie laulja või pillimängija. Meie koolis on ka muusikakoolis käijaid ja esinemiskogemust saavad nad ka kooli üritustel. Enne laulupidu osaleti koos naaberkoolidega mitmetes laululaagrites ja muidugi võeti osa ka maakonna ning üldlaulupeost. Igal aastal osaleme poiste laulupäeval ja ansamblite ülevaatustel. Et väärtustada meie kandi rahvuslikku pärandit, oleme oma kooli 20 lastekooli laululapsele valmistanud lastevanemate, õpetajate ja õpilaste abiga täiskomplekti Türi kihelkonnamus. Sellel aastal said jätkuprojekti raames samamoodi omale Türi kihelkonna rahvariided 18 mudilaskooli lauljat. Ka kunstiõpetuste tundides Türi valla päevade raames joonistasid õpilased Türi valla rahvariiede motiive ja sellikud liipe. Kuna selle aasta jõulupeo teema oli jõulud vanasti, siis jõulude ajal kaunistasime kooli ise tehtud jõuluehetega ning kõik peolised olid rahvariietega ning kogu pidu toimus nii nagu vanasti. Ka puuskede põletamine
nii nagu seda tehti 3 kuningapäeval. kooliaed on rajatud aastakümnete jooksul koolipeale ühisel jõul. maja ees on aga uued ilusad lillepellad, millede rajamisel meie kooli malevarühm sel aastal kevadel abiks oli. kooli territoorium on 3 küljest piiratud tamme alleega. Igasügisesed ja kevadsed teeriisumised kooliümbruses on saanud traditsiooniks. Juba paarkümmend aastat pesitseb kooli vana keskkütte korstna otsas kurepaal, kelle kevadine saabumine on kogu koolipere jaoks suur sündmus. Sügisel käisid koolis Kaitseliidu Järva maleva esindajad ja kutsusid ka meid endi ridadega liituma. Kuna nende üritused on nii huvitavad, on praeguseks juba 21 meie kooli õpilast, noorkotkad ja kodutütred. Lisaks aktiivsele osalusele kodutütarde ja noorkotkaste tegevuses töötavad kooli kodunduse, puutöö, arvuti, loodus ja näitering, saalihoki ning mudilaskoor ja lastekoor. Mõned õpilased jõuavad ka mitme ringitööst osa võtta. Traditsiooniks on saanud iga 5 aasta tagant korraldada kooli vilistlaste kokkutulekuid. Viimane neist oli 2008 aasta sügisel, mil kool sai 155-aastaseks. Vilistlaste kokkutulekud on küll iga 5 aasta tagant, kuid iga septembri 2. nädalal tähistame oma kooli nädalat, mil kirjutame omaloomingulisi töid oma koolist. Korraldame erinevaid teemapäevi, näiteks sel aastal koolivormipäeva. Korraldame fotokonkursse teemal Retla kool. Kutsume oma kooli vilistlasi külla ja nädala lõpetame ühise lõuna ja tordi söömisega pika laua taga. Oktoobrikuus tähistame Türi valla nädalat. Kuna Türi valla sümboliks on õun, siis sellel aastal tähistasime meie valla nädalat õunanädalaga. Tegime igasuguseid õunaga seotud asju. Toimus erinevate õunasortide näitus, õunte meisterdamine, õunapannkookide valmistamine ja nii edasi. Lisaks eelkuudule on meil veel palju traditsioone. Igasügisesed niinimetatud suure nunnu näitused ja kevadsed kevadillenäitused, kus kõik, nii õpilased kui õpetajad toovad kodust kaasa erinevaid sügisände ja kevadlilli. Koogioksjon, kus iga õpilane, kel soovi, võib kodus küpsetada koogi ja selle koolioksjonile tuua. Kõik koogid ostetakse alati ära. Ettelugemispäeval on ka meie koolis ettelugemispäev, kus algklassid õpilased saavad demonstreerida oma ettelugemisoskusi. Iga aastaseks on saanud isepäevaaegne pereõhtu, kuhu oleme kutsunud erinevaid külalisi. Luulevõistlus ja kodanikupäeva kõnevõistlus, kus iga osavõtja peab koostama käsitletava kõne ise. Meie kooli õpetaja Külli Tüdriku korraldatud maakondlik kaarditundmisvõistlus toimub juba mitmendat aastat. Iga-aastasel matemaatika-nädalal toimuvad peast arvutamise võistlused ja osalemine 11 kooli vahelisel võistlustel. Osaleme ka alati maakondlikul võistlusel nuputa. Sellel aastal vahetasime ära tüdrukute ja poiste tööõpetuse tunnid, et ka tüdrukud saaksid puutööga tegeleda ja poisid veidike söögitegevust proovida. Tüdrukutele hakkas puutöö nii meeldima, et pikendasime vahendust veel nädala võrra. Veebruaris tähistasime sõbrapäeva. Kooliaasta lõpus parimatele õppijatele ja muidu silma paistnud õpilastele ja õpetajatele toimub direktori vastuvõtt. Kevadeti sõidab kogu kool ühise õppeekskursioonile. Sellel aastal käisime Haapsalus. See oli lühike kokkuvõte meie eelmise aasta õppeaasta toredatest tegemistes. Loodame, et kõik meie järgnevad kooliaastad tulevad sama tegusad ja huvitavad. Aitäh!